mina olen oma õega niimoodi kaklenud, et ma olen võtnud need valget värvi kõrvaklapid kätte ja hakkasin nendega vehkima. Ma tülitsen tihti oma kassiga sellepärast, kuna kuigi ma mängin temaga väga palju, sest ta küünistab mind ilma asjata. Ka kaksikud tülitsevad vahepeal. Vahepeal mu vennad ajavad mind lihtsalt nii närvi, et ma ei suuda keskenduda ja siis ma lähen nendega niimoodi tülli ja see rikub pooled jõulud ära. Mu ema ja isa tülitsesid vahepeal, sest et me tahtsime kõiki kappi tahtsid ja siis nad ei teadnud meist möödust teha ja siis hakkasid vaidlema üksteistega. Me vahepeal Emiiliaga ka tülitseme. Aga mitte väga tihti. Vahepeal on hea ka tülitseda, sest siis on hea ära leppida. Läksime vaidlema, kummal on suurem telefon. Jah, ja just jõulude ajal. Ma tead, saime kokku ja natuke aega mängisime ja siis ei oota, mul on ikka suurem telefon. Jaa, ei, mul. Ja siis niimoodi me vaidlema läksingi. Ükskord ma koos oma õega, mu õe seina peal oli ämblik. Ja siis mu õde ütles mulle, et ma selle maha lööksin, aga ma kartsin ja ma ei tahtnud ja siis me läksime selle pärast nülli. Ükskord jõulueel natuke aega tagasi mu isa tegi maksakastet, aga ta tegi niimoodi, et mind veel ei olnud kodus ja kui mu emme koju tuli ja küsis, et miks ma ei söönud, siis ma ütlesin talle, et ma ei söö maksakastet ja mu ema sai isa peale väga pahaseks, et miks ta ei küsinud, mida mulle meeldib süüa ja mida ei meeldi. Pärast seda oli terve õhtu läbi suur tüli ja ema ja isa pahandasid teineteise peale. Tüli, no tülli võib vajada see, kui meie jonnime. Mul on nii väga selle pärast tuli, et ma oleks tahtnud poest ühte korvikest, kus olid mänguasjad ja koomid sees, aga ma ei saanud seda. Siis me läksime tülli emmega. Ma tülitsen sellepärast enda vennaga, et vahepeal, kui ta võtab minu asjad enda käest ära, siis ma hakkan jonnima. Ma ei tülitsema. Kui mina olin vanaema ja vanaisa juures, siis nad lõikasid tomatid, siis nad tagasid tülli minema, siis vanaisa läks mulle õue. Pärast, et üks peab tuppa minema ja teine peab välja tulema.